eks me valisime kohe Toyotadest välja selle kõige vingema püssi siia selja taha, et oleks nagu ka minul intervjuu tegemise ajal ilus vaadata, aga see vist ei ole põhiauto, mida Eestis müüakse. Ja absoluutselt, see auto näitab, et me oleme naasnud nüüd tagasi WRC sarja, aga tõepoolest seda me näeme siin show'l väljas, aga saalidest näeme ikkagist vähe teistsugust autot. No tavaline Yaris, selles mõttes siis tavaline Yaris on Eestis ju väga-väga armastatud auto. Ja absoluutselt oma segmendis tegelikult kõige müüdum auto, mis on siis nüüd saanud mudeli värskenduse. Ja tegelikult see mudeli värskendus ei ole üldse väike, et on muutunud välisdisain, on muutunud palju tehnoloogilisi abivahendeid ja on muutunud ka mootorite valdkonnas. Et kui nüüd ühekaupa võtta, siis väljastpoolt võime näha, et tegelikult eest on absoluutselt uus disain ja see siis jäljendab katamaraani sükest kuju. Ja seda disaini on ka jätkatud tagaküljel, kus siis samu kujusid näeme mõlema külje peal. Ja külje pealt on mõned elemendid uued nagu iluliistud ustel ja uued valuväljad. Et see on siis väliselt sükene suurem disainimuutus. Ja seespoolt on insenerid on klientide tagasiside baasil ainult uuendusi teinud. Et kliendid on tegelikult väga rahul nii materjalidega kui ka ergonoomikaga, seega on ka sisemuses tehtud üsna vähe muudatusi. Et suuremad muudatused leiavad aset siis kellade süsteemis, kus on siis 4,2 tolline värviline DFT ekraan, mis siis kuvab juhile vajalikku infot. Samuti on osade nuppude ja ka näiteks ventilatsiooniavade kujundust muudetud, et muuta veelgi ilusamaks salong seestpoolt. Siis teise asjana mainisin, et tehnoloogiliselt on auto uuenenud. Iga uuenenud Yaris nüüd valjub tehasest juba Toyota Safety Sense meie ohutuspaketiga, kuhu kuuluvad siis abilised juhti aitamaks erinevates olukordades. Näiteks avariiennetussüsteem on siis väldib kokkupõrkeid, aitab juhti seda viisi. Veel on autol automaatne täis tulede lülitussüsteem, on ridade jälgimissüsteem ning osadel varustustasemetel on saadaval ka liiklusmärkide tuvastus. Et selline ohutuspakett on igal Yarisel nüüd peal. Ja viimaseks mitte kõige väiksemaks sugugi uudiseks on see, et 1,33 liitrise kubatuuriga bensiinimootor nüüd vahetatakse välja 1,5 liitrise vastu. Ja tulemuseks on see, et sellel on rohkem hobujõudu, 111 hobujõudu, rohkem väänet, aga kõige selle juures umbes 10-12% väiksem kütusekulu. Nii et tegelikult on loodud jällegi väga tõhus mootor, mis võtab keskmiselt kuskil 4,7-5 liitrit kütust sajal. Ma usun, et Toyota enda jaoks on see ülioluline, sest kogu see näitus on ka ju temaatika poolest sellele üles ehitatud. Jah, absoluutselt. See mudel on meile oluline meie turul ja kogu Euroopas ja kütuse säästlikkus ja sinna suunda minek on mitte ainult Toyotale oluline, vaid kogu tööstusele ja muidugi loomulikult on meil lipulaevaks sellel ikkagist hübriid, mis on ka saanud omajagu uuendusi. Näiteks on muudetud tarkvara, et kõrgematel pööretel tegelikult mootor ei teeks nii kõvat lärmi ja oleks vaiksem ja vaiksusele visab ka erinevate mootoripatjade ja vedrustuse ja kogu muu sellise struktuurse olemuse muutmisel autol. Nii et tegelikult sellel autol on muudetud üle 900 erineva elemendi, nii et tegemist ei ole sugugi väikse muutusega. Ma küsiks siia ühe asja veel, enne kui me räägime sellest, kuna Eestimaalane seda autot näha saab. Ütle, mis on see saladus, et Toyota on järjest aastaid Eesti müüdava automudel? No eks Toyota teatakse ju, et Toyota peab vastu ja ei jäta sind tee peale ja tegelikult nüüd sellele me suudame ka panna kõrvale oma hübriidsüsteemid, mis moodustavad väga suure osa meie mudeli valikust juba tänasel päeval, mis on väga-väga tõhusad, vaiksed ja omanikule ainult rõõm sõita, nii et see on meie põhitrump. Tuleme siis trumpide juurest lööme sätsa lauda, kuna siis Yaris Eestis on? Uuenenud Yaris saabub meile salongidesse juba aprilli teises pooles, nii et ootame kõiki endiseid kui ka praeguseid ja tulevasi Yarise omanike salongi autot ise kaema.